Tervist! Ma soovin täna jagada teemal, mille juurde ma olen aastate jooksul üha uuesti ja uuesti naasnud, sest see on niivõrd oluline. Sellest sõna otseses mõttes sõltub meie elukvaliteet ja ka elupikkus. Neuroteadlane doktor Caroline Leaf ütleb, et 99,9% inimeste, kes on tema poole abi saamiseks pöördunud, peamine probleem on olnud seotud identiteediga. Inimesed ei tea, kes nad on. Ka kristlaste vahelised lahkhelid ja vaidlused tulevad peamiselt sellest, et kristlased samuti ei tea, kes nad on. Doktor Caroline Leaf ütleb, et uuringud näitavad, et kui meie teame seda, kes me oleme, siis ei ole me ei kadedad ega armukadedad ja me ei tunne end olevat ohustatud kellegi teise edu poolt. Ta ütleb, et kui me tunneme rõõmu teiste inimeste edasimineku ja edu üle, selle asemel, et olla kade või armukade või tunda end ohustatuna, siis me tegelikult edendame omaenda aju tervist ja selle läbi oma füüsilist tervist. Ja see ongi, millest ma täna tahan jagada meie ajust ja kuidas meie aju mõjutab meie vaimu, meie ihu, kogu meie olemust. Inimene on loodud selleks, et armastada teisi ning tõeliselt avastada ning tähele panna ilu teistes inimestes. Me ei ole seda kahjuks enamjaolt võimelised tegema, kuna me oleme niivõrd puntras omaenda identiteediga. Ja seda ütleb teadus. Tõde on, et igaüks meist on loodud Jumala näo järele. Igaüks meist on eriliselt ainulaadne, kordumatu ime, kõrge intelligentsuse tasemega ja võimeline palju enamaks, kui me senini oleme arvanud. Taavet mõistis seda ja ta ütles laulus 139:14. Ma tänan sind, et ma olen loodud nii kardetavalt imeliselt. Me oleme loodud armastuse poolt ja armastuse jaoks. Me oleme loodud elama armastuses ning vastu võtma armastust ja seejärel ilmutama meid ümbritsevale maailmale seda, kes on armastus ja milline on armastus. Meid on loodud sügavalt mõtlema. Meid on loodud armastama. See on see, mida teadus ütleb. Me teame, et me oleme loodud Jumala näo järele ja me teame, et Jumal on armastus. Ja laul 92 ütleb Jumala kohta, ütleb su mõtted on väga sügavad. Meid on loodud samuti sügavalt mõtlema. See tähendab Jumala sõna tõel mediteerimist ja mitte pinnapealset sõna lugemist, sest homseks ei mäleta me enam seda, mida me eile lugesime. Me aju on loodud tooma kõik mõtted vangistusse. Selles nõustub nii teadus kui piibel. Teadus ütleb, et me mõtted on meie mälestused. Ja kui me vaatame seda, kuidas me mingitele ärritajatele reageerime, siis me näeme seda kõige selgemalt. Me reageerime vastavalt oma alateadvuses olevatele mälestustele, mis äkitselt teatud ärritaja esile tulles esile kerkivad. Ja need võivad olla nii positiivsed kui negatiivsed. Jumal ütleb, et me ei lubaks igal uitmõttel oma pähe tulla ning sinna pesa punuda, vaid me võtaksime need mõtted hoopis vangistusse ning tooksime need tema ette ja töötaksime need läbi koos temaga. Ja ma loen ühe väikse katkendi, mida ütleb doktor Caroline Leaf. Ta ütleb, ära arva, et mõtted on ohutud, sest iga mõte on asi, mida sina ise kujundad ja kasvatad. Teadus ütleb meile, et me ei ole võimelised midagi tegema või ütlema ilma juureta. Me mõtted on juured. Mõtted on väga võimsad. Nad on füüsilised ja neid on võimalik muuta.
mõtted ongi selleks, et neid muuta. Jumal ütleb meile, et meil tuleb tuua kõik mõtted vangistusse ja ta mõtleb sõna otseses mõttes kõiki mõtteid. 2 Korintlastele 10:5 ja teine osa ütleb, ja me juhime iga mõtte ja eesmärgi vangistusse Kristuse sõnakuulelikkuse alla. Teadlased on avastanud, et inimene on loodud mõtlema ainult positiivseid mõtteid. Meie ajus ja ihus puudub igasugune füüsiline ollus, mis oleks võimeline toime tulema negatiivsusega. Meid on tegelikult loodud olema sõltuvad Jumalast. Sõltuvus on hea asi. Sõltuvus näitab seda, et me oleme võimelised tooma oma mõtted vangistuse millegi alla. Kui sina ei ole sõltuv Jumalast, siis oled sa sõltuv iseendast või kellele või millele iganes sa oma lootuse paned. Kuhu sinu mõtted suunduvad, sinna järgneb sinu aju. Mõistus on osa hingest. Me teame, et hing on mõistus, tahe, emotsioonid, tunded. Mõistus on vaimu ja ihu ühendavaks lüliks. Me füüsiline aju on ihu osa. Mõtete kaudu me muudame oma aju struktuuri ja arendame oma vaimu. Me kas kuulame Jumalat ja toome kõik oma mõtted vangistusse või me ignoreerime Jumalat ja ei võta oma mõtteid vangistusse. Ja sel juhul me ujume suvaliselt läbi elukaose mõistmata, miks me mõtetes ja elus eksisteerib täielik kaos. Ja siis me pöörame ümber ja ütleme, kus on Jumal, kui minu elus valitseb selline kaos. Või siis, et Jumal püüab mulle midagi selle haiguse kaudu õpetada. See ei toimi nii. Meil tuleb mõista, et patt on vabatahtlik. Mitte keegi ei sunni meid pattu tegema. Me ise teeme valiku pattu teha. Ja koguja 7. peatükk ja salm 29 ütleb, vaata, ma olen leidnud ainult seda, et Jumal on inimesed loonud ausaks, aga nad ise leiutavad rohkesti riukaid. Me teeme oma südames otsuse, kas me kuulame Jumalat ja tema nõuandeid või kuulame me oma enda nõuandeid või vaenlase valesid. Kui me keskendume iseendale ja oma probleemidele ja halame, et miks sa Jumal küll nii või naa teed ja miks sa lased mul kannatada ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, siis me püsime mentaalses ja füüsilises haigustatsoonis. Sest teadlased on teinud kindlaks, et me ajus ja ihus puuduvad vahendid negatiivses tsoonis püsimiseks. Ja see negatiivne tsoon ei eksisteeri kuskil väljaspool meid. Ehk siis see väline ei mõjuta meid. See ei sõltu ei meie olukordadest ega millestki, mis meie ümber toimub. Süüdi on meie mõtteviis. Negatiivses mõtete tsoonis püsimine viib neurotaandarenguni ja füüsilise taandarenguni. Ja mida kauem me hoiame mürgiseid mõtteid oma mõtetes, seda haigemaks me muutume nii füüsiliselt kui mentaalselt. Me ütlesime juba, et patt on vabatahtlik, kuid trauma ei ole vabatahtlik. Trauma tekitatakse inimesele vägisi, kuid ajus näevad need kaks asja välja ühtemoodi. See on põhjus, miks meil tuleb andeks anda. See on eluliselt oluline, sellest sõltub meie tervis ja elukvaliteet. 1. Korintlastele 13. peatükk ütleb, et armastus ei pea meeles paha. Meid ei ole loodud negatiivsust oma mõtetes mõlgutama. Me keha ei tule toime selle mürgiga, mida negatiivsed mõtted meie ihusse paiskavad. Mõtle sellele. Kui me vaatame andestust kvantfüüsika seisukohalt, siis näeme, et kõik on omavahel seotud. Jumal on meid loonud ja seega me oleme seotud Jumalaga. Seda on näha kogu loodust. Kõik inimesed, ka need, kes ei tunnista Jumalat,
tunnevad enda sees vajadust kedagi või midagi ülistada. Kas inimesed ülistavad teisi jumalaid või emake loodust või ka iseennast? Inimesed on loodud ülistama. Ja iga inimene tunneb enda sees vajadust kedagi või midagi ülistada. Me oleme kõik ka seotud üksteisega. Mida me mõtleme üksteise kohta ja mida me räägime üksteise kohta, mõjutab meid. Dr. Caroline Leaf ütleb, et meie võime Jumala headusest osa saada sõltub meie tarkusest ja me ammutame oma tarkust Jumala sõnast. Jumal on meie jaoks juba kõik valmis teinud. Jumal on meie jaoks kõik eluks vajalikku juba valmis pannud. Meil tuleb kasvada ja areneda, et olla suutelised seda kõike vastu võtma. Jumal on endapoolse osa juba teinud. Nüüd tuleb meil kasvada selle sisse, et selle vastu võtta. Kvantfüüsika õpetab, et me oleme kõik omavahel seotud ning asjad, mida me üksteise kohta mõtleme ja räägime, mõjutavad meid. Kvantfüüsikas ei eksisteeri ei aega ega ruumi. See tähendab seda, et kui meie saame traumeeritud mingi olukorra läbi ja me ei andesta sellele, kes eksis meie vastu, siis on meie mõtetes negatiivsus. Negatiivsed mõtted on mürgised ja nad tekitavad põletikke meie ihudes. Mida enam me mõtleme sellele haavumisele, seda enam me kasvatame seda. Mida enam me räägime teistele sellest traumast, seda enam kasvatame seda negatiivsust oma ajus ja ihus. See ei ole viis, kuidas terveneda. Iga mõte, mida me mõtleme, mõjutab meie ajustruktuuri ja muudab seda. Iga mõte, mõtle sellele. Iga mõte mõjutab meie ajustruktuuri ja muudab seda. Kuid aju omakorda valitseb iga ihuraku üle. Andestamatus ja solvumine mõjutavad seega meie aju negatiivselt ja aju mõjutab omakorda ihu. See tähendab seda, et me püsime haigustatsioonis. Andestus tähendab seda, et me lõikame ennast lahti negatiivsetest sidemetest. Me loome olukorra, kus ilma põhjuseta needus ei lähe täide. Inimesed ja eriti kurjad inimesed võivad öelda, mida iganes nad soovivad sinu kohta, kuid see ei puuduta sind, kui sa püsid Jumalas. Kvantfüüsika õpetab, et kui me ei andesta sellele inimesele, kes meie vastu eksis, siis me oleme selle inimesega jätkuvalt lähedaselt seotud. Kvantfüüsika ütleb isegi seda, et see inimene võib olla meist 10 000 kilomeetri kaugusel, kuid kui tema mõtleb negatiivselt meie kohta, siis mõjub see meie suhtes samamoodi, nagu seisaks see inimene otse meie ees ja sülgaks mürki meie peale. See omakorda kasvatab negatiivsust me mõtetes. Lubades mürgistel mõtetel mürgitada aju ja seeläbi kogu meie ihu. Me lubame sellel inimesel mõjutada kogu oma elu. See on, kuidas vaimses sfääris asjad toimivad ja teadus kinnitab seda. Andestus lõikab läbi negatiivsed sidemed meid haavanud inimeste ja meie vahel. Andestades me tunnistame, et me ei ole usaldanud Jumalat ega andnud talle üle oma muresid, valusid, koormaid, sest Jumal tõotab ise kätte maksta. Kättemaks ei kuulu meile, see kuulub ainult Jumalale. Andestus võtab teiselt inimeselt väe meid edasi haavata. Me oleme kõik kuulnud sellest, et onkoloogilised uuringud näitavad, et 98% vähist on meie omaenda mürgiste mõtete tulemus. Meil tuleb võtta vastutus oma tervise üle. Jumal ütleb, et tema maksab kätte meie eest.
Kui meid haavanud inimesed ei lähe Jumala ette ja nad ei palu andeks oma pattu, siis lähevad nemad edasi vales suunas. Kuid meie palved võivad aidata nendel inimestel tõe leida ning hoida ära teiste haavamist nende inimeste poolt. Doktor Leaf ütleb, et igal ühel meist tuleb oma suurest minast üle saada. Ja see ei ole lihtne. Kuid uuringud näitavad, et mida enam me saame üle iseendast, seda paremaks muutub meie ajutervis ja selle läbi kogu ihutervis. Oma suurest minast üle saamine ei tähenda seda, et me eirame iseennast kõigi teiste arvelt. See ei tähenda ka seda, et me pole üldse olulised. See aga tähendab seda, et ma lähen Jumala ette ja ma laen tema ette maha kõik oma kurvad, vihased, valusad, hirmunud mõtted ja ma palun tema abi nendega tegelemisel. Ma ei eira oma negatiivseid mõtteid, ma ei ürita neid vaiba alla lükata ja olla nagu keep smiling ja näha on nagu kõik oleks kõige paremas korras. Kui minust tõuseb üles mingi negatiivne reaktsioon, siis on järelikult mingi negatiivne juur minu sees. Doktor Leaf ütleb, et meie mõtted on juured. Teadus nimetab mõtteid juurteks, sest ajus näevad mõtted välja nagu puujuured. Ka piibel kõneleb juurtest. Jeesus räägib Luuka 8. peatükis Jumala sõna seemnest, mis saab külvatud erinevate inimeste südametesse. Vaid vähesed võtavad Jumala sõna vastu nii, et see kasvatab alla juured nende südames ning hakkab vilja kandma. Suurem enamus Kristuse ihust ei võta aega, et Jumala sõna endasse juurutada. Ning seetõttu ei valitse nende eludes mitte tõde, vaid need asjad, mis on neisse sügavalt juurutatud. Need juured on enamjaolt eelmistelt põlvkondadelt päritud mõttelaadid, suhtumised, traditsioonid, käitumismaneerid, erinevad reaalsusest põgeneda üritamise viisid ja nii edasi. Need on tugevamate ja võimsamate juurtega kui Jumala sõna nende sees ja seega nad jätkuvalt võitlevad kõikvõimalike hädade ja haiguste ja pahedega. Ma olen mitmeti jaganud Anna Mendes Ferreli vabastuse teemalisi õpetusi. Anna ütleb, et nii mõnedki väärmõtted, mida me isegi tähele ei pane, on päritud eelnevatelt põlvkondadelt. Selleks, et nendest vääradest mõtetest vabaneda, ei piisa ainult sellest, et me palume need andeks. Kui palju on neid, kes on üha uuesti ja uuesti palunud andeks ühed ja samad väärmõtted või patud ja mõne aja pärast astuvad uuesti samasse ämbrisse. Mina olen seda teinud uuesti ja uuesti, kuid piibel ütleb, et meil tuleb paluda andestust 4. põlveni välja, sest väärad mõtted, traditsioonid, suhtumised, käitumismaneerid lähevad tagasi nii kaugele. Sealt hakkasid need juured meie suguvõsasse kasvama ja need kasvavad põlvkond põlvkonnalt edasi ja üha tugevamaks senikaua, kuni keegi need avastab ning need juured välja tõmbab. Kui me oleme mingi väära mõtte või suhtumise või muu patu Jumalalt andeks palunud 4. põlveni välja, siis tuleb meil paluda, et Jumal puhastab meid Jeesuse verega ja tuleb paluda, et Jumal tõmbab selle patu juured meie ja kogu meie perekonna vaimust ja südamest igaveseks välja. Ja see tõeliselt töötab. Meil tuleb õppida tegema koostööd püha vaimuga. Neuroteadus õpetab, et me mõtted on mälestused, mis on graveeritud meie alateadvusesse. Alateadvuses on miljonid mõtted. Alateadvus töötab 24 tundi ööpäevas. Alateadvus söödab mõtteid meie teadlikkusesse. Kui mingi negatiivne mälestus või mõte kerkib esile, tuleks meil koheselt paluda püha vaimu abi sellega tegelemisel.
See nõuab harjutamist. Kuid samas, kui me seda ei tee, siis kuulame omaenda mõtteid ja need võivad meid haavata või me kuulame vaenlase mõtteid, kes söödab meile pidevalt valesid selleks, et me need valed vastu võtaksime ja tema saaks need valed reaalsuseks meie eludes viia. Ja kahjuks enamjaolt, kui me hakkame tähele panema ja hoolikamalt oma mõtteid jälgima, siis me näeme, et me mediteerime pigem vaenlase valedel kui Jumala sõnal. Ja see on nii. Aga me saame seda muuta. Teadus on tõestanud, et kui mõtted on alateadvuses, siis on need alla surutud ja nad kahjustavad meid. Kuid kui alateadvusest kerkib mingi mõte meie teadlikkusesse, siis muutub see nõrgemaks ning kujundatavaks, voolitavaks. Kui me paneme neid mõtteid tähele, siis on meil ka võime neid muuta. Me ei tee seda omaendases tarkuses ega väes, vaid me võtame need võtted vangi ning toome need sõna otses mõttes Kristuse sõnakuulelikkuse alla. Jumalaga koos on meil võimalik vaadata olukordi väljast poolt. Me kuulame, mida Jumal ütleb mingi trauma või negatiivse olukorra kohta ja seejärel ühes temaga lõhume maha selle kindlustuse, mille me oma enese arusaamise kohaselt oleme oma ajusse ehitanud või siis mille mõtted, mis me oleme pärinud eelnevatelt põlvkondadelt. Need võivad olla näiteks mingisugused lapsepõlve mälestused. Lapsena ei olnud meil võimet olukordi analüüsida ja me tõlgendasime kõike vastavalt oma lapselikule arusaamisele. Sageli me kuuleme sellest, et kui vanemad lahutavad, siis lapsed arvavad, et nemad on süüdi. Kui neile ei selgitata, et lahutus ei ole nende süü, siis jääb see süütunne lapsesse ning täiskasvanuna võtab ta väga kergelt vastu kõikvõimalikud süüdistused. Kui mingid mineviku valusad mälestused või traumad või haavad tõusevad esile, siis tuleb meil need koheselt Jumalale tunnistada. See on see, mille pärast meil tuleb olla teha väga lähedast koostööd püha vaimuga. Ja me saame öelda Jumale aitäh, et sa näitasid mulle seda või teist. Ja ma palun, et sa aitad mul nüüd selle patuga või selle mõttega tegeleda, et selle juured saaksid lõplikult välja tõmmatud. Püha vaim teab täpselt, mida me vajame. Tema peaks meid juhtima. Mitte keegi teine, kaasa arvatud sina ise ei tea, millega sul tuleks tegeleda. Me teeme sageli nõustamises ühe väga suure vea. Ja mina ise olen seda teinud. Me kuulame inimese ära ja seejärel ütleme selge, sinu probleem on see ja see, nüüd sul tuleb teha seda ja seda. Kuid kui mingi asi tuuakse meie teadlikku meelde enne, kui me oleme valmis sellega tegelema, siis need asjad ja need asjad on seotud emotsioonidega, need on seotud infoga, siis need emotsioonid hakkavad lihtsalt üle keema. Caroline Leaf ütleb veel, sul tuleb mõista, et mina ei suuda sinu mõistust parandada. Ainult sina ja Jumal saate seda teha. Mina võin anda sulle tehnika, kuidas seda teha. Ma võin sind julgustada, kuid ainult Jumal ja sina koos saate võtta need negatiivsed kogemused ja mälestused ning need muuta. Me saame andeks, kui me Jumalalt andeks palume, kuid meil tuleb muuta need mõtted, mis meid muidu jätkuvalt edasi kahjustavad. Nagu ma alguses lugesin, mida Caroline Leaf ütleb, mõtted ei ole süütud. Mõtted on väga ohtlikud. Samas, kui me muudame oma mõtteid vastavalt Jumala sõnale, siis me füüsiliselt muudame oma ajustruktuuri. Me füüsiliselt kõrvaldame oma ajust haigusi tekitavad osakesed. Kui me parandame meelt ehk tunnistame Jumalale üles oma patu ja palume temalt andestust, siis tema andestab meile. Selles ei ole kunagi küsimust olnud. Kuid meil tuleb nüüd hakata tegema tööd selle patu jääkidega, mis on meil ajus ikka veel olemas.
Meil tuleb muuta oma mõtted selleks, et me astuksime sel alal lõplikult välja pimeduse viisidest, lammutaksime maha vaenlase kindlustused oma mõtetes ja ajus ning hakkaksime ehitama Jumala kuningriiki oma elus. Me füüsilised olukorrad muutuvad vastavalt sellele, kuidas meie mõtted muutuvad. Kõik jäädavad muudatused saavad alguse ainult seestpoolt ning liiguvad väljapoole. Mitte ükski väline muutus ei too meie ellu lõplikku muutust. Ainult see, mis saab alguse seestpoolt, toob me ellu jäädavad muudatused. Uuringud näitavad, et kui me võtame vähemalt 7 minutit iga päev ja seda 63 päeva järjest, mis tundub üüratult pikk aeg, kui me võtame selle aja ja me oleme palunud, et Jumal näita mulle seda ühte mõtet, mida sina tahad muuta minu elus. Ja Jumal näitab meile seda mõtet, annab meile selle kirjakoha, mille peal mediteerida. Kui me võtame selle 7 minutit iga päev, 63 päeva järjest ja töötame selle ühe mõtte kallal, siis me kõrvaldame kogu negatiivse mõttevõrgustiku ja juurutame oma olemusse, mustrisse ühe uue mõtteviisi. Ma alguses mõtlesin, et see tundus 63 päeva, no ma jõuan aastas umbes 6 mõtet siis sellega muuta, et mis sellest, mis minu elus jõuab selle ajaga muutuda, palju mitte midagi. Ma eksisin väga suurelt, sest selle ühe mõtte muutmine juba muutis väga palju minu elus ja see muudab seda samamoodi sinu elus. Meil tuleb võtta see aeg ja teha tööd oma mõtetega. Piibel ütleb meile, et meil tuleb mediteerida sõnal. Mediteerida, mitte lugeda iga päev uue peatüki, sest homseks me oleme unustanud selle, mida me eile lugesime. Aga mediteerida sellel ühel mõttel pikemat aega ja see muudab me elud. Ma loodan, et see oli sulle julgustuseks ja kinnituseks ja kohtumiseni järgmisel korral.